Kuldsete lehtede ja lehtede langemise aeg on muidugi väga ilus aeg, aga kui need lehed tuleb kõik kokku korjata ja kuhugi ära panna, siis võtab nii mõnelgi mehel asi kukalt kratsima. Seepärast igas koduaias peaks olema korralik kompostikast. Ja mul on üks kompostikast siin pooleli, õigemini tegemine pooleli ja milline kompostikast olema peaks? Neid teha võib muidugi väga mitmesuguseid, kui teil endal natukene ideid napib, siis üks minu soovitus läbi Puumarketi kodulehekülge. Minge Pinteresti keskkonda ja sealt leiate neid kompostikaste üsna erinevaid ja mitmesuguseid. Ja mille pärast siis 3 sektsiooni? Ma usun, et siia ühte sektsiooni või äärmisel juhul 2 sektsiooni mahub ühe sügise saak täiesti normaalselt ära. Ja kui siis kevadeks juba võib-olla midagi on mädanenud või järgmise suve jooksul mädaneb, siis enne järgmist sügist saab näiteks võtta ühe kompostikasti sektsiooni lahti ja sõeluda selle saagise siis, õigemini kompostimulla, mis on väga väärtuslik mullarikastaja juba 3. sektsiooni ringi, et seda siis sealt oleks mugav võtta. Minu lahendus on selline, näete, esimene kilp on ka ära võetav ühes tükis. Nii, ja tegemises siis nii palju, et kui üks kilp on juba valmis, mul on siin neid esikilpe 3 tükki, siis teiste tegemine on tegelikult põhimõtteliselt maru lihtne. Üks on olemas ja et kõik kilbid saaksid ühesugused, siis teised kilbid võib teha esimeste peale. Nii, asetame lauad paika. Alati tasub kontrollida täisnurksust. Muidugi vinkliga saab seda ka teha, aga kõige lihtsam mõõdulint peale ja diagonaalimõõdud peavad olema võrdsed. Lihtsalt lint peale, diagonaalimõõt võrdne ja asi olemas. Paneme paika. Tavaliselt pannakse siis ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja kruvid alati siis 2 kruvi ühte ühendusse minimaalselt, kui on aega ja kruvisid ja vihm ei saja, nii nagu mul praegu siin, siis võite ka 4 kruvi panna. Ja nagu te juba sellest arvestada võite, mis siin taustal praegu toimub, siis ega ilm tõsiseid ehitajaid ei sega. Siin Puumarketi õue peal on materjaliostjaid nii iluse ilmaga kui vihmaga. Ma usun, et me oleme teema nüüd täiesti läbi käinud, milline võiks üks kompostikast olla. Nii nagu ma juba ütlesin, siis läbi Puumarketi kodulehekülje minge ära Pinteresti keskkonda, seal on selline klikkimise võimalus ja sealt leiate üsna mitmeid mõnusaid variante, kuidas ühte kompostikasti teha, milline ta võiks välja näha. Natukene teema läbi mõelda ja ega see niisama keeruline ei olegi, see on suhteliselt lihtne, vaja ainult materjali osta ja nagu siit mu selja tagantki näete, suurveemutatud puitu on üsna mitmekümne või mitmesaja kompostikasti jaoks päris kindlasti olemas.